efeslastele. See on otse Galaate kirja järgi enne Filippi kirja, peatükk 5 ja salmist 15, 18 ma tahan lugeda. 5 ja 18. Nüüd, kui sa võib-olla sul on telefonis piibel, siis võib öelda, et klikka sellele nupule ja sellele nupule, et kuni sa jõuad Efeslaste 5:18. Ja mida piibel ütleb siin? Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu. Paljud teist teavad seda, et see on nii. Ma tean seda oma isiklikust kogemusest, rääkimata teiste näidetest. Okei. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Saage täis vaimu. Rääkides isekeskis psalmide ja kiitusviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Kõige eest alatasa tänades Jumalat, Isa, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Me oleme rääkinud siin viimastel koosolekutel palvest. Ja ma tahaksin paar sõna korrata üle sellest, mida me oleme maininud palve kohta. Üks asi, mida Jeesus Matteuse 6. peatükis ja sealt edasi õpetas, oli see, et meil võiks ja peaks olema eraldatud aeg palve jaoks. Ma olen nimetanud seda teist aega jagatud ajaks. Me teeme asju muude asjade käigus. Ma ei tea, mida iganes me teeme vahest, aga sa võid palvetada ju erinevates situatsioonides. Autoroolis või kuskil poesabas või mingisuguses kontekstis. Aga sealt ütleb, et mine oma kambrisse ja sule uks. Tol ajal ei olnud selliseid segajaid nagu mobiiltelefone ja Facebooki ja Twittereid ja WhatsAppe. Ma ei tea, nimestik on pikem, kui ma oskan neid ette tuua teile siia. Nii et tol ajal, kui sa ukse kinni panid, siis keegi sinna sisse ei saanud. Polnud telefoni, uks kinni tähendas, olid segamatult. Ja ma usun, et meie elus peavad olema ajad, kus me oleme segamatult koos Jumalaga. Segamatult koos Jumalaga, eraldatud aeg tema jaoks. Ja sule uks enda järgi, sule Twitter, sule Facebook selleks ajaks. Sest sinul on aeg universumi kõige tähtsama isikuga. Ja maailm saab hakkama ühe tunnikese, kuni sa palvetad. Amen. Ja õieti neil läheb veel paremini, kui sa palvetad. Ja sul läheb paremini pärast seda. Nii et Jeesus õpetas seda, et meil vajame seda eraldatud aega. Siis ta ütles, et ärge palju lobisega, nõnda nagu paganad. Selles kontekstis seal Jeesus ei viidanud, et me ei peaks palvetama. See on heidutuspalveks, et ärge palvetage ärge palju lobisega, teie taevan isa niikuinii teab, mis te palvetate. See on selles mõttes heidutus, et ära palveta, kuna niikuinii Jumal teab, mida sa vajad, vaid see oli heidutus palves, mitte palju lobiseda, nagu paganad. Ja hea võrdlum sellest on, ma usun, see on vist Kuningate raamatus, kus Eelia Hoorebi mäel kutsub kõik prohvetid kokku ja siis 2 ohvrit on seal pandud, üks nende jumalatele, Baalile ja teine tõelisele jumalale Jehovale. Ja kui sa mäletad, Baali prohvetid terve hommik ja kuni lõunani, vist peaaegu õhtuni, karjuvad seal, et Baal, kuule meid ja seda ühte sama tühja nagu refrääni seal korrutavad terve päev ja mitte midagi ei juhtu. Ja paljud piibliuurijad toovad selle paralleeli, et tühjad kordused, ärge palju lobisega. Aga õieti Jeesus seal hoopis julgustab meid palvetama, sest järgmine rida sealt, kui see lõpeb, hakkab pihta, et teie palvetage siis nõnda. Ja siis on, mida kutsutakse meie isa palveks. Ja me loeme sealt, kuidas Jeesus siis õpetab meid palvetama meie isa palvemudeli kaudu. Mis mulle meeldib selles palve selles õpetuses seal veel on see, et ütleb, et mine sule uks enda järgi ja palu isa, kes on salajas. Huvitav mõiste, isa, kes on salajas. Ja see sõna salajas seal on kinni kaetud, peidetud, varjatud. Ja ma usun, et Jumal on ennast varjav Jumal ja Jumalat selleks, et leida tuleb teda otsida.
tuleb tema palet otsida. Üks asi on palvetada lihtsalt kiiresti oma palvesoov, mis mul vajadus on. Teine asi on palvetada, kuni ma kogen tema ligiolu, kuni mul on ühendus. Ja tema palge otsimine on see, millele Jeesus siin viitab. Jumal ilmutab ennast neile, kes teda otsivad. Amen. Ja kui me räägime palju lobisemisest, ma vaatasin seda kirja kohta, kus Variser ja Tölner palvetasid. Mäletad seda, üks ütles, ta paastub 2 nädalas, teeb seda, teeb teist, ta ei ole nii nagu Tölner. Ja kokku palvetas ta kreeka keeles 25 sõna. 25 sõna, eesti keeles 32. Ja siis Tölner, kes palvetas kreeka keeles, palvetab ta ainult 4 sõna. Ja piibel ütleb, et teine ehk Tölner läks oma kotta õigeks mõistetuna. Jällegi eesti keeles on tõlge paremini õigeks mõistetuna, nagu oleks esimene Variser ka mingi õigeks mõistmise saanud, aga ta ei saanud mingit õigeks mõistmist. Ainukene, kes läks õigeks mõistetuna oma kotta, oli Tölner. Nii et vägi ei ole mitte kui palju sõnu on, vägi on selles, kui palju sul on usku nendes sõnades, mida sa ütled. Amen. Risti peal röövel ütles Jeesusele, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. See oli kogu palve, mis ta tegi. Ja Jeesus ütles, juba täna pead sa olema koos minuga paradiisis. Ja siis meie isa palves, Jeesus annab meile palvemudeli. Me palvetame seda palvet lihtsalt rida-realt ka. Me teeme seda iga kord, kui me meestega kohtume siin palves. Ja kui sa kuuleksid seda, siis sa kuuleks, et see on üks vägev palve, kui mehed paluvad meie isa palvet koos. See saal siin kohe kajab sellest palvest. Aga see on rohkem kui lihtsalt palve, see on ka üks palvemudel. Väga lühidalt öelduna, meie isa, kes oled taevas, esiteks Jeesus tahab viidata sellele, et me palvetame tema kui isa poole. Kui isa räägib lähedasemast suhtest kui Jumal. Keegi võib olla, ütleme niimoodi, sinu isa võib olla väga tähtsa ameti peal, ta võib olla president, aga kui sina lähed tema juurde, sa ütled, härra president, ta on sinu isa, sa ütled isa, kas pole nii? Ja Jumalale meeldib, et teda kutsutakse isaks. Ja kuna sa oled tema lapseks saanud uuesti sünni kaudu, tema ongi sinu isa. Tema ongi sinu isa. Nüüd võib-olla sul ei on maist head isa, mul samuti polnud, õieti ma ei ole teda näinud kunagi, aga taevanisa on hea isa ja tema kompenseerib kõik selle, mis sul puudu jäi siin maa peal. Kiitus Jumalale. Ja siis ta ütleb seal niimoodi, et pühitsed olgu sinu nimi, mis räägib kiitusest ja ülistusest. Ma alustan palvet tänuga. Amen. Kui paljud teist, sul on nii palju asju, mille eest olla tänulik Jumalale. Asjad, mida ta on teinud, asjad, mille eest ta sind on hoidnud, asjad, mida sa palusid ja nüüd täna mõistad, et kui oleks ta vastanud, see oleks olnud halb, sest sa palusid seda teadmatuses. Ja nii palju asju, mille eest tänada, kui sul ei ole ühtegi asja, mille eest Jumalat tänada, siis täna Jumalat sellest, et sina ei ole Jumal, sest väga raske oleks juhtida elu, kui sa peaksid tegema otsused, nagu sina mina teeme. Ma usun, meil on nii palju asju, mille eest tänada Jumalat ja tänu ja kiitus juhatab meid Jumala palge ette. Ja siis palvemudel näitab meile ka seda, kui tähtis on Jumalale see, et me oleme tema tahtes. See on talle väga prioriteetne asi. Sinu tahtmine sündigu, sinu kuningriik tulgu. Palvetamine või palve, et Jumal ilmutaks meile oma tahet. Õieti see on päris tihti üks peamisi põhjuseid, miks me üldse palvetame. Jumal, mida sa tahad, ma selle asja suhtes teen? Kas sa tahad, ma lähen sinna? Kas sa tahad, ma räägin taga? Kuidas sa tahad, ma tegutsen selles koosolekus? Jumal, sinu tahtmine sündigu, sinu riik tulgu. Ja siis palve järgmine osa tegeleb meie igapäevane leib, anna meile täna päev. Nüüd sugust palvet ei saa paluda nagu 10 aastaks ette. Jumal, anna mulle varustus järgmiseks 10 aastaks. Aamen. Ei, anna mulle minu igapäeva leib täna päev, nii et ma pean täna paluma selle tänase päeva leiva eest. Homme ma palun homse varustuse eest. Kiitus Jumalale. Ja selles mõttes see on üks igapäevane asi. Ma vajan Jumala tarkust, ma vajan Jumala juhtimist, ma vajan ka leiba, võib-olla vaimulikult, ma vajan füüsiliselt seda.
kui sul on äritehing, kui sul on kohtumine, töövestlus, mis iganes, sa palud Jumala varustust. Jumal, anna mulle soosingut, anna mulle seda, mis mul puudu jääb. Sa palud seda sel päeval, kui sul see asi on. Nii et see on selline igapäevane asi. Ja see on midagi, mida on ka raske teha õhtuti, sest sa juba oled päeva ära elanud. Eks ole, sul on olukorrad juba ära olnud. Nii et ilmselgelt seda on õige aeg teha hommikul. Jumal, tänases päevas ma vajan sinu varustust selleks, et toime tulla kõige sellega, mida see päev toob. Ja osa asju meil on graafikus, aga paljud asjad võib-olla juhtuvad, mida sa ei tea. Ja selleks, et olla valmis kõigeks, anna mulle oma tarkust, anna mulle oma igapäevast leiba. Ja see osa järgneb, sellel osal järgneb siis, kus Jeesus ütleb, et ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meie anname andeks oma võllastele. See osa tegeleb selle, kus me peame tunnistama oma patte, kus me peame tunnustama oma möödapanekuid. Anna meile andeks meie võlad. Nüüd piibel ütleb, me kõik eksime palju. Paljud teist on piibellikud. Ma olen piibelik, ma eksin palju. Okei. Aga hea uudis on see, et kuigi me teeme valesid valikuid ja teeme rumalaid otsuseid ja paneme mööda ja anname lihale maad ja laseme vahest vaenlasel sisse sõita, teeme pattusid, kas pole nii? Aga meil on õigeks mõista isa ees, kui me oma patud tunnistame, tema on ustav õige, et ta puhastab meid kõigest ülekohtust, annab meile patud andeks. Tänu Jumalal selle eest. Amen. Ja nii nagu meiegi andeks anname oma võllastele, räägib ka sellest, et selles palves me palvetame ka teiste eest. Nii nagu meie andeks anname oma võllastele, paljudele teist meeldivad inimesed, kes teile on võlgu. Mitte eriteks pole nii. Ma olen kindel see palvetama panga presidendi eest, kus sul laen on võetud. või jah, inimeste ees, kes sulle võlgu on või kellele sa võlgu oled, tähendab. Võib-olla sa palvetad, et Jumal annaks, et ta ei märkaks mind täna, kui ma tulen. Et ta tooks teemat ülesse. Aga Jeesus kutsub meid ülesse palvetama nende nii-öelda raskete isikute eest. Kergem palvetada nende ees, keda sa armastad, kes on sulle kallid, kelle eest oleks nõus oma elu andma. Nende ees sa palvetad niisama lihtsalt nagu ei midagi, see tuleb iseenesest. Aga palveta nende ees, kes sulle võlgu on. See on hoopis teine asi. Jeesus kutsub üles meid seda tegema. Amen. Ja siis ta muidugi lõpetab selle osa, et sinu päralt on riik, au, kuningriik igavesti, mis viitab jällegi tänule ja ülistusele. Ja selleks ajaks, ma usun, kui sa oled sellise palve ära teinud, oled sa saanud täidetud Jumala väega, Jumala vauga ja Jumala püha vaimuga. Amen. Nüüd täna ma tahaksin liikuda sellise ala peale nagu saades täis püha vaimu. Saades täis püha vaimu. Me lugesime siin, et ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetõlu, vaid saage täis vaimu. Saage täis vaimu. Ma mõtistlesin selle üle ja ma vaatasin, kui nelipühipäeval püha vaim kõigepealt langes. Jeesus oli käskinud minna oma jüngritele ülemisse tuppa. Ma olen Jeruusalemmas käinud ühes ülemises toas. Keegi täpselt ei tea, kas see on täpselt see sama tuba või mitte, aga see on mingi sarnane tuba. Ja muuseas seal me palvetasime ja palvetasime ka pühamõju ristimise pärast paljude eest ja siis kogu see kamp seal hakkas võõrastes keeltes rääkima neid, kes juba olid ristitud ja see omas sellist huvitavat kaja, nii et see ruum oli nii täidetud soundiga. See oli nii võimas tunne. Ja ma kujutasin pisut ette, kuidas see võis juhtuda, kui nelipühipäeval taevas sündis äkitselt suur kohin, püha vaim langes 120 üle ja nad hakkasid rääkima võõrastes keeltes. See võis olla väga auline kogemus, väga auline asi. Ja ma lugesin seda kohta, kus piibel ütleb, et kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Ja esimene asi, mis ma märkasin, oli see, et sa pead olema seal, kus asjad juhtuvad. Et mitte olles õigel ajal õiges kohas võib tähendada, et me jääme ilma millegist. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et Paulus ütles oma kirjas, et kui Jeesus üles tõusis,
siis ta ilmus kõigepealt sellele ja siis ilmus sellele, seal oli Keefas ehk Peetrus, seal oli naised, eks ole. Siis ta ilmus pärast seda ühte kokku korraga 500 jüngrile. 500 on minu arust suurem number kui 120. Nii et minu küsimus on, kus olid ülejäänud 380, kui ainult 120 olid ülemises toas ja ootasid seal. Seal olid apostlid, seal olid jüngrid, seal olid naised, seal olid ilmselt Jeesuse ema, Jeesuse vennad, aga kus olid ülejäänud 380? Miks ainult 1/4 on kohal? Aga kui püha vaim langes, need, kes olid kohal, kõik said täis püha vaimu. Halleluuja. Kõik hakkasid rääkima võõrastes keeltes. Midagi erilist juhtus nendele selles paigas. Ja püha vaim hakkas tegutsema. Püha vaim hakkas tegutsema koguduses. Ja kogudus on omavahel ühenduses olevad inimesed, kelledel on ühendus Jumalaga ja kellel on ühendus üksteisega. See on, mis on kogudus. See sõna eklessia muidugi tähendab välja kutsutud. Vaimulikult välja kutsutud maailmast. Kuidas ma sain kristlaseks? Jumal kutsus mind. See on otseses mõttes. Ma tundsin tema kutset, ma tundsin, et ta kutsub mind enda juurde. Ja Jumal kutsus mind välja sellest pimeduse maailmast. Ma andsin oma elu Jeesule, samamoodi sina, kas pole nii? Aga nüüd, kui me oleme koguduses, siis kogudus on omavahel ühendatud lülid. See, mis kogudus on. Ja seda ühendust tuleb kogu aeg hoida. Ma olen tulnud seda näidet, kui sa kaotad sõrme. Õnneks ma ei ole ühtegi kaotanud, aga inimesed on saaginud ja ööveldanud ja teinud igast muid asju ja jäänud ilma mõnest sõrmest. Nüüd see sõrm, kui see on lahutatud ihust, siis seda saab veel tagasi jätkata, kui see ajavahemik ei ole liiga kaua, kui ta on lahutatud ülejäänud ihust. Ja loomulikult teatud tingimustel, kui see on mingi väga külm tingimus, siis võib isegi kauem veel juhtuda ja saadakse see taastada. Närvid ja muidugi kude kasvab ja luu kasvab kokku ja kõik kasvab ilusti kokku. Aga kui see on liiga kaua eraldi, siis on midagi, mis on lahutamatu. See lõhe läheb liiga kaugele. Distants saab liiga suureks. Ja sellepärast kogudus samamoodi ihule sarnaselt. Jeesus ise toob selle näite, Paulus kinnitab seda, et me oleme tema ihu. Ja ihus iga osa on ühendatud teisega. See on viis, kuidas see ihu kõige paremini töötab. Ja selles mõttes ühendatud üksteisega, ühendatud Jumalaga ja kui kogudus koos on ja püha vaim langeb, siis kõik saavad selle kätte, kiitus Jumalale. Ja ma usun, et Jumala vaim tahab ka midagi täna selles paigas teha oma väe läbi. Nüüd, Toomas, me teame, et magas maha esimese ilmumise, Jeesus ilmumise. Aga õnneks Jeesus ilmus teist korda ja tuli uuesti sinna ja Toomas sai ka taevase puudutuse kätte. Nüüd, Vanas Testamendis need, kes omasid püha vaimu, olid 3 spetsiifilist ametit ja ala. Üks oli preester, neil oli võidmine, neil oli püha vaim, siis olid prohvetid, kelle peal oli samuti püha vaim ja kuningad. Ja ma ei hakka rääkima täna siin kõigist pikalt ja tooma neid näited, aga mõne ma toon. Piibel ütleb näiteks Taavetist, et kui Saamuel võidis Taavetit, siis mis juhtus taga? Ja Jumala vaim tuli Taaveti peale sellest päevast edasi, ütleb Piibel. Ja mis juhtus oli see, et kui keegi siis Saulile, kuningas Saulile Taavetit kirjeldas, ütles, et see on vägev sõjamees, vägev muusik, nägus mees, Jehova on temaga. Ja ma ei tea, mis see nimestik veel seal kätkes endas, aga ühtäkki Taavet temast midagi nagu sai, tuli esile. Jumala vaim võimendas temast need asju. Ja siis sa loed näiteks sellistest meestest nagu Simson, kelle peale Jumala vaim tuli. Alati, kui ma tema peale mõtlen, ma tuleb meelde üks pastor, kes nimetas teda Tarsaniks kogemata terve jutlusaja ja pärast tuli meelde, et see oli Simson hoopis, see on Tarsan. Tarsanit piiblis ei ole, okei, on Simson. Aga Simsoni peale tuli Jumala vaim ja selles väes ta tegi asju, mida ta inimlikult ei suutnud teha. Kui Jumala vaim temaga polnud, mäletad, ta ei suutnud isegi neid ketikesi, mis ta jalgude ümber oli lõhki rebida. Muidu miski teda ei peatanud kinni. Oli üks teine mees, Jefta, kes päästis Iisraeli tema vastaste käest. Piibel ütleb jällegi,
püha vaim tuli tema peale ja ta vabastas Iisraeli. Gideon, mees, kes oli argpüks, kes istus mingisuguses urus, peksis reht seal, et midjanlaste eest vilja ära nagu varjata. Ja kui Jumala vaim tema peale tuli, me teame temast see mees, kes lõpus 300 mehega võitis terve midjanlaste armee. 300 meest. Algul tuli vist 30 000, just ütles, kes on arad, mingu koju, 3000 järgi. Siis oli veel üks väike test ja lõpuks 300. Aga Jumal ei vaja mitte suurt armeed, ta vajab üksmeelset armeed ja imed juhtuvad. Nii et kõik need inimesed siin, ja ma arvan, nende nimekiri läheks veel pikalt edasi, olid need, kelle peale tuli püha vaim ja imed juhtusid nende elus, isegi juba Vana Testamendi ajal. Nüüd, tulles Uue Testamendi juurde, kui nelipühipäeval püha vaim välja valati, siis see ei olnud mitte ühekordne sündmus. Et nüüd valati välja, sellega on ühel pool. Piibel ütleb, et Jumal valab välja oma vaimu kõige liha peale. Aga ausalt öeldes kõik liha ei olnud selleks ajaks sündinud. Mina ei olnud sündinud selleks ajaks. See sai alguse üks väljavalamine, mis toimub kuni tänapäevani. See on see, kuidas ma seda näen. Jumala vaimu väljavalamine toimub kogu aeg. Ja Jumal tahab seda välja valada täna. Ja Jumal tahab mitte ainult, et me oleksime ristitud püha vaimuga, vaid et meil on jätkuv täitumise kogemus püha vaimuga. Et me käiksime kogu aeg olles täis püha vaimu. Kogu aeg täis püha vaimu. Ma vaatasin Piiblist selliseid inimesi nagu Stefanos ja teised 6, oli vist 6 abilist, keda nad määrasid laudade teenistusse seal, toidulaudade eest hoolitsema. Piibel ütleb, et nad valisid need mehed, kellel oli mingi tarkus, nad olid julged ja täis püha vaimu. Täis püha vaimu. Ilmselgelt olid need inimesed saanud juba ristitud püha vaimuga, neil oli olnud see kogemus, kus keegi palvetas nende eest või nelipühipäeval, nad hakkasid rääkima võõrastest keeltest tänu Jumala selle eest, aga nüüd mingi aeg hiljem, võib-olla aastad hiljem, ma ei tea täpselt, nad olid ikka veel jätkuvalt täis püha vaimu. Täis püha vaimu Stefanos. Apostlite 2. peatükis ja 4. salmis me loeme, kui püha vaim tuli jüngrite peale, siis nemad ka said täis püha vaimu. Said täis püha vaimu. Siis Stefanos, apostlite 7.55. Me teame, et ta tegelikult seal surmatakse, aga ta vaatas taeva poole täis püha vaimu. Apostel Paulus täitub püha vaimuga. Apostlite tegude raamatus 9. peatükk 17. salm saab ristitud püha vaimuga. Ja hiljem, peatükk 13.9, kui on seal kohtumine nõiaga, me näeme, et apostel Paulus on täis püha vaimu. Nii et Piibel eristab seda, et ristimise kogemus ja jätkuv täitumise kogemus. Sa võid saada ükskord ristitud püha vaimuga, aga sa võid jätkuvalt saada täidetud püha vaimuga. Sa võid täna saada täis püha vaimu ja siis sa võid homme saada täis püha vaimu. Amen. Paljudele meist ja meist kõigist kuluks ära natukene uuesti saada täis püha vaimu. Kindlasti kuluks ära. Meile kõigile kuluks ära. Ma tulen kohe selle juurde natuke lähemalt räägin. Nüüd, Efeslaste 5 ja 18 ütleb siin niimoodi, et ärge joovastuge viinast. See on huvitav minu jaoks tähele panna, et Piibel nii mitmes kohas võrdleb püha vaimu täitumise kogemust joobnuks olemisega. Vähemalt seda on 3 kohas pühakirjas ja siin on üks nendest. Kui sa mõtled selle peale, kuidas käitub joobnud inimene, muidugi mõningal juhul see on võib-olla erinev, aga üldiselt, mis iseloomustab joobnud inimest, on see, et tal puudub täielik kontroll oma mõtete üle, oma mõistuse üle. Kas pole nii? Tänu sellele isegi oma sõnade üle. Sõnad on pehmed, laused on vähe konarlikud. See vahest tundub ka see, kui sa oled püha vaimu täis ja räägid võõrastes keeltes, et huvitav, mis keel sealt välja tuleb.
Mis veel iseloomustab kedagi, kes on joobnud? Tihti siuke julgus tuleb. Ma mäletan, kui mina teismelise eas alkoholi õppisin tarbima. Ja ma mäletan esimest korda, kui ma siis purjus olin, kuidas me olime härga täis. Me olime nii julged kutitamarust. Läksime otsa ja diskole ja võtsime esimesed tüdrukud tantsima. See oli suur saavutus. Ja, kui sa tead, millest ma räägin, see ei olnud väga lihtne. Nüüd mõningate inimeste jaoks oli võib-olla lihtsam, aga mitte kõigi jaoks. Ja selline üleloomulik julgus, mis meis oma arust siis oli. Ja meie liigutused olid, koordinatsioon oli kõik läinud, aga me olime julgust täis. Ja me arvasime, et kõik, mis me võimed on mitmekordistunud. Üks asi, mis iseloomustas, ma mäletan seda, oli see, et me purjus peaga tahtsime laulda. Ja mitte kõik meist ei pidanud hästi viisi ja ka olnud head laulumehed, aga me laulsime kõvasti ja valesti. Aga me ei kartnud kedagi, sest meil oli hea tuju ja me tahtsime laulda. Ma mäletan, kui ma olin purjus, kõik maailma mured ei läinud mulle korda. Minu enda mured, ma ei mäletanud neid. Mul oli hea olla, see oli kõik, mis praegu mulle korda läks. Mäletad sa neid aegu, jah? Sul oli lõbus, sul oli hea olla. Sa nautisid oma hetke. Nüüd kahjuks, niipea kui see alkoholi uim sinu peast ära läks ja vereringest välja läks, siis tõusid hommikul üles, nägu oli paistas, vaatasid peegli, ja siis pea valutas ja sul oli halb olla ja kuidas kellegil. See kaif, mida selle maailma parim annab, kestab ainult ühe hetke, ühe ajaviivu. Aga pühavaimu täitumine ja see kõrgendatud tunne, mis tuleb tema käest, kestab igavesti. Kui me seda hoiame käimas endas ja see ei too mingeid komplikatsioone kaasa. Aga selle ilmingud on väga sarnased sellele. Inimesed, kes on täidetud püha vaimuga, peaksid muutuma julgemaks. Ma loen seda, kui apostlid tunnistasid ja siis neid viidi suur kohtu ette ja ähvardati, et kui nad kuulutavad veel selle nimel, siis tead, asi läheb hulluks. Ja nemad ütlesid, kas meil on õigus kuulata teid rohkem kui Jumalat. Ja siis nad peksid neid ja saatsid nad minema, nad läksid omade juurde, palvetsid seal. Piibel ütleb, kui nad olid palvetanud kõikuspaik, nad said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. See oli üleloomulik, sõbrad. Tead, sul on surmaähvardus ja sa lähed palvekoosolekule ja püha vaim langeb niimoodi, et sa lähed veel julgemaks. See peab olema Jumal sinu sees, kes nõnda teeb. Ja see kirjeldab täpselt seda, mis juhtub siin, kui inimene alkoholi joob. Tal on hullumeelsed mured, aga ma ei tea, kas olen näinud selle Piini filmi, kus Piin suure kalli maali ära rikub teed. Ja siis nad see muuseumi üks töötajatest seal, nad on nii, tema on rohkem ehmunud kui Piinile lõike mõistus nii hästi, et nii väga ehmuda sellest lõpulikult, aga siis nad lähevad ja joovad ennast täis. Tulevad seal, laulavad oma laulukesi ja hoolimata sellest, et nad on nagu sükse, eluaegse vangistuse väärt kuriteo korda saatnud, nad on seal rõõmsad, lähevad oma eluga tol hetkel edasi. Ja õieti, kui sa oled täidetud püha vaimuga, siis püha vaimu vägi tõesti lükkab välja sinu seest muremõtted. Lükkab sinu seest välja hirmumõtted. See, mida sa ennem kartsid, see ei karda enam. See, mis vajutas sind nagu maha, see kaob ära sinust, see ei domineeri sinu mõtetes enam. Püha vaim tuleb esile. Halleluuja. Täpselt see, nagu on kirjeldatud see, kui keegi on alkoholist joovastunud. Olla päris aus, siis kui jüngrid tulid välja ülemisest toast, siis inimesed seal väljas pidasidki neid purjus olevat. Ütlesid, nad on täis magusat viina. Ja ma kujutan ette, et nende kõnnaki on väga sirge. Nad laulsid, nad olid rõõmsad, nad olid julged. Need, kes olid muidu arglikud olnud, äkitselt olid julged, midagi oli juhtunud nendega. Ja mis oli juhtunud, oli see, et nad olid saanud täis vaimu. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu.
halleluuja, saage täis vaimu. Ja siin ütleb, kuidas saada täis vaimu. Rääkides isekeskis psalmidega. Nüüd see sõna isekeskis ei ole päris täpne tõlge. Õige tõlge on rääkides iseendale. Õige tõlge on rääkides iseendale. Aga isekeskis ei ole ka paha, sest see, et ma räägin kellegi teisele Jumala sõna alusel või Jumala sõnadega, see ei ole paha. Aga isekeskis või siis iseendale psalmidega. Oled sa kunagi seda teinud? Mina olen. Ja ma annan teile mõned psalmid, mida mina isiklikult kasutan. Ma olen need alla jooninud, ma olen kastikesed nende ümber teinud ja aastaid juba seda teinud, mingi regulaarsusega, vahest iga päev, võtnud piibli lahti oma palveajas, lihtsalt kõnelenud iseendale psalmidega. Üks nendest on laul 1, kus ütleb, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas. Meil on vahest mõte, et mis on need võtmed edukaks eluks? Mida tuleb teha selleks, et olla õnnistatud? Aga siin piibel ütleb ühe asja, paar asja, mida sul ei tuleks teha. Vahest edu ei ole mitte selles, mida sa teed, aga mida sa tegemata jätad. Kes ei käi õelate nõu järgi, kas seisa patuste tee peal, ega istu pilkate killas, vaid kellel on hea meel Jehova käsuõpetusest, kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutud veejoede äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ja närtse, kõik, mis ta teeb, läheb tal korda. Nüüd ma tahan, et sa ütleksid koos minuga. Ma olen õnnistatud. Ma olen otse kui puu, mis on istutud veejoede äärde, mis oma vilja annab omal ajal. Minu lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ma teen, läheb korda. Halleluuja. Üks teine laul, mida ma tihti kasutan, on laul 4:4. Seal öeldakse niimoodi, et tundke ometi, et Jehova imeliselt kohtleb oma vaga. Ja see koht, imeliselt kohtleb oma vaga, on see, mida ma tihti kasutan. Ja ma ütlen niimoodi, Jumal, ma tänan sind, et sa kohtled mind imeliselt. Sest ma olen sinu vaga. Ma olen sinu kartlik mees. Nii et ütle koos minuga, Jumal kohtleb mind imeliselt. Kõlab päris hästi niimoodi öelda. Võib-olla mõningatel meist on raske seda öelda. Mõtles, et kes mina süke olen, et Jumal mind kohtleb imeliselt, aga Jumal tahab kohelda sind imeliselt. Mõtle, kui mõni väga jõukas mees, ja mul on seda juhtunud, et Ameerikas Edkooli sõbrad võtsid mind paariks päevaks enda juurde, ostsid mulle ülikondi, õnnistasid mind asjadega, aga kui Jumal kohtleb sind imeliselt, see on parim, kui ükski ärimees suudab seda sinu jaoks teha. Jumal kohtleb sind imeliselt. Halleluuja. Kuidas see kõlab? Laul 5:13 ütleb, sest sina, Jehova, õnnistad õiget. Sa ehitad oma hea meelega kui kaitsevarjuga. Ütle kus minuga. Jehova õnnistab mind. Ja ehib mind oma soosinguga kui kaitsevarjuga. Halleluuja. Tead, kui inimestel on soosing sinu suhtes, see on tore, aga kui Jumal sind soosib, oi, see on suur asi. Laul 16:11 ütleb niimoodi. Sina annad teada minu elu teerada. Rõõmu on rohkesti su palge ees ja meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Ja see on, kuidas mina teen selle tunnistuse. Ma ütlen, Jumal, ma tänan sind, et sina annad mulle teada minu elu teerada. Ma tänan sind, et rõõmu on rohkesti sinu ligiolus. Halleluuja. Maailmas on ahastust, aga sinu ligiolus on mul rõõmu. Meeldivaid asju on sinu paremas käes alatiseks. Jumal, ma tänan sind, et sinu käes on minu jaoks meeldivad asjad. Halleluuja. Ja tead, kui sa niisuguseid tunnistusi tunnistad iseendale, usume end, see võtab ainult natuke aega, et sa hakkad tundma ennast üles õhutatuna. Sa hakkad saama täidetud vaimuga. Kiitus Jumalale. Rääkides isekeskis psalmidega. Laul 17:7, ma lähen nendest kiirelt läbi. Osuta imeliselt oma heldussa nende päästja, kes otsivad pelgupaika sinu juures. 18:51. Kes sa teed suureks oma kuninga õnne ning osutad heldust oma võitule. See on, kuidas mina seda tunnistan. Isa, ma tänan sind,
et sa teed suureks minu õnne. Amen. Ma tunnistan seda tihti. Jumal, ma tänan sind, sa teed suureks minu õnne. Oled sa õnnelik täna? Okei, kui sa oled õnnelik, ta võib teha suureks sinu õnne. Okei, sul on ruumi minna veel. Laul 27. Ta ütleb, nüüd ma tean, et Jehova päästab oma võitud mehe. Ta vastab temale oma pühast taevast, oma parema käe vägeva abiga. See minu tunnistus, Jumal, ma tänan sind, et sa vastad minu palvetele oma pühast taevast, oma parema käe vägeva abiga. Sama vägi, millega sa äratsid üles Jeesuse. Sa vastad minu palvetele. Laul 22-27. Allaheitlikud saavad süüa ning kõhud täis. Jehovat kiidavad, kes teda otsivad. Teie süda saagu elavaks igavesti. Jumal, ma tänan, et sa annad alandlikele nõnda, et nad saavad oma kõhud täis. Et ma olen varustatud. Laul 32-10. Õelal on palju valu, aga kes loodab Jehova peale, seda ümbritseb eldus. See minu tunnistus. Jumal, ma tänan sind, et mind ümbritseb eldus. Ütle koos minuga, mind ümbritseb eldus. Mind ümbritseb eldus. Jaa, kus ma lähen, Jumala eldus on minu ümber. Vaata Jehova silm on nende peal, see on laul 33-18. Vaata Jehova silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad. See on salm, mida ma olen nii tihti tsiteerinud iseendale, et Jumal, ma ootan sinu heldust. Tema silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad. Ma ootan sinu heldust. Halleluuja. Mis iganes vormil ja viisil see tuleb, Jumal, ma ootan sinu heldust. Laul 34-8 ütleb, et Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Ma võin seda öelda niimoodi, Jehova ingel on leerina minu ümber, sest ma kardan teda ja ta vabastab mind. Siis ta ütleb, maitske ja vaadake, et Jehova on hea, õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Jehovat teie pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole milleski puudust. Jällegi koht, kus ma saan öelda, Jumal, ma kardan sind ja sa ütlesid, et mul ei ole milleski puudust. Ma tunnistan, mul ei ole millegist puudust. Halleluuja. 37-4. Olgu sul rõõm Jehovast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Amen. Veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ja üks kirjakoht veel, laul 57-3. Ta ütleb, ma hüüan Jumala kõige kõrgema poole, Jumala poole, kes juhib mu asja. Küll ta läkitab abi taevast ja päästab mind. Amen. Jumal, ma tänan sind, et sa läkitad abi taevast ja sa päästad mind minu olukorrast. Hea palve. Ja kui sa lähed läbi sihukesest psalmide tunnistamisest, sa ei saa parata, et sa saad julgustatud. Sa saad üles tõstetud. Loodetavasti saad täis vaimu. Kiitus Jumalale. Sa ei pea mingil muul allikas seda vaimu täitmist otsima. Tema sõna teeb seda. Siis ta ütleb niimoodi, rääkides psalmide ja kiituslauludega. Mulle meeldivad koguduses kiituslaulud. Mulle meeldivad ülistuslaulud, aga mulle meeldivad ka kiituslaulud, sest kiituslaulud räägivad sellest, mida Jumal on teinud või mida ta teeb meie jaoks. Täna ma hakkasin pihta kiituslauluga. Mis selle laulu nimi oli? Me issanda nimi, eks ole? Jaa. Me issanda nimi on kui vägev kindlus. Ja tead, kui sa lihtsalt kõnnid mööda teed või sa sõidad oma töö juurde ja sul on võib-olla keerulised ajad, hakkad lihtsalt laulma selle laulu oma ette. Hoolimata sellest, kui hästi sa viisi pead. Kui autos kedagi teist sinuga pole, ära muretse selle pärast. Okei. Kui keegi on, ära muretse ikkagi. Lihtsalt laulad seda. Me issanda nimi on vägev kindlus, kui õiged seal varjuvad. Amen, oli vist nii, jah? On päästetud nad. Okei, mul on teised sõnad, vahet pole, aga sama sõnum on. Ja refrään on ikka sama, et kiitus sinu nimele. Amen. Ja kui sa laulad selliseid kiituse laule, isegi kui sa paned muusika taustaks ja sa oled kuulamas neid, need julgustavad sind. Aga on midagi, kui sa hakkad ise laulma. On midagi, kui sina laulad. Amen. Halleluuja. Ja siis ta ütleb siin vaimulikud laulud. Ausun siin all mõeldakse ka keeltest laulmist. Apostel Paulus ütles, et ma tahan laulda vaimus. See on minu otsus, millal ma laulan vaimus. Ma võin võtta momendi ja hakata laulma vaimus. Täna, kui me lõpetame siin, me võtame kindlasti ühe aja, et laulda vaimus. Ja kui me oleme vaimus laulnud mõnda aega, midagi on juhtunud selle atmosfääriga.
ma mäletan neid aegu ja siin on saalis inimesi, kes mäletavad neid aegu, kus erinevates kogunemiskohtades, kus me tol ajal olime, me alustasime ülistusega ja tol ajal meil polnud võimendust tihti isegi ja mul oli lihtsalt kitarr käes. Siiri oli tiimis ja mõned veel ja meil ei olnud trumme, meil ei olnud mingi klahvpille, lihtsalt kitarr ja lauljad. Ja me laulsime mõned kiituslaulud ja siis läksime võib-olla ülistuslaulude juurde, aga isegi enne seda, kui me jõudsime ülistuseni, me laulsime võõrastes keeltes ja laulsime vaimus. Ja võib-olla tihti isegi iga laulu järgi. Aga teinekord oli see selline nagu laine, mis haaras meid kaasa ja tead, kui see osa lõppes ja hakkas nagu tavaline ehk laul pihta, järgmine laul, siis selleks ajaks oli atmosfäär nii laetud. Ma isegi vahest oli raske püsti seista. Meil isegi on inimesed, kes on kukkunud pikali keset ülistust, sest nad ei suutnud seista Jumala ligiolus. Nii täidetud püha vaimuga. Oled sa näinud mõnda purjus inimest kukkumas? Ma olen. Nii täis püha vaimud. Ma näitan teile täna pärast ühte videot lihtsalt, et teid šokeerida, kuidas mõned inimesed on saanud nii täidetud püha vaimuga ja nad ei jõuagi püsti seista. Okei. Ja siis tuleb siin tehes muusikat ja mängides instrumenti issandal oma südames. Tõesti, on midagi muusikas, mis Jumala vaimu mis talle meeldib, kui me teeme muusikat talle. Veel kord, sa võib-olla ei ole hea laulja, aga kui sa laulad nii, nagu sina oskad, siis see on parim, mis sa saad teha ja see on sinu tööriist. Ma olin Floridas, Ameerikas 92. aasta lõpupoole ja me olime mitmekesi seal vendadega õppimas vanglaprogrammis. Ja ma mäletan õhtuti vennad seal tegid oma asju, mõni vaatas telekat, aga seal oli üks väike kõrvaltuba ja mul oli keegi kinkinud kitarri. See kitarr on muuseas siiamaani mul alles üks Yamaha kitarr. Ja siis ma läksin selle kitarriga kõrvalruumi ja lihtsalt võtsin aega ja ülistasin Jumalat. Tihti tund-poolteist seal õhtul palvetsin, ülistasin ja ma ei saa sulle kirjeldada ka, kui võimsad ajad olid mul seal koos Jumalaga. Ma ei teinud seda kohustusest, ma ei oleks viitsinud minna seda kohustusest, aga kuna ma sain nii õnnistatud iga õhtusel oma palvekambris, siis ma tahtsin tagasi minna. Ma olin, kuidas see sõna on, ma olin addicted, ma olin sõltuvusse jäänud sellest. Ma olin sõltuvusse jäänud vaimuga täitumisest. See oleks aeg, et me oleme sõltuvuses. Ma tahan jälle saada täis vaimu. Halleluuja. Ma usun, et alkohoolik mõtleb samamoodi, et tahaks jälle järgmise pitsi saada. Aga Jumala laps peaks mõtlema, tahaks jälle saada täis vaimu. Ma ei ole rahul kuiva eluga. Ma ei ole rahul tavapärasega. Ma tahan saada täis vaimu. Amen. Ja siis ta ütleb tänades Jumalat kõige eest. On tänus midagi, mis Jumalalt meeldib. Jeesus otsis, et need, kes olid saanud terveks, pidaltevised, tuleksid tagasi tänu andma. On midagi tänus, mis ka aitab meil täituda Jumala vaimuga, kui me avame oma südame, avame ennast Jumalale, täname teda asjade eest. Need palvekoosolekud, ka mis mul olid seal Floridas oma ette, ei olnud nii, et ma terve õhtu ainult palusin mingeid asju Jumala käest. Suurema osa ajast ma lihtsalt rääkisin Jumalaga ja lihtsalt tänasin teda. Ja tulemus oli see, et ma olin täidetud püha vaimuga. Halleluuja, täidetud püha vaimuga. Nüüd, kui kaua see aega võtab, mõni küsib. No, kuidas see võtab aega, et inimene jääb purju lihtsalt alkoholist? Joob ja joob terve õhtu. Ja ühel hetkel on tal, kuidas öeldakse, midagi susiseb ja midagi on pehme. Vaimulikult samamoodi. Sa võtad aega. Sa ammutad Jumalast. Kuni sa tunned, et sa oled täitunud püha vaimuga. Halleluuja. Kuni me oleme täis püha vaimu. Piibel räägib mitmes kohas püha vaimust joomise suhtes. 1. Korintuse 12 ja
7:37 ja ütleb seal, te olete joodetud püha vaimu läbi. mina usun, et vastus sellele kurjale maailmale ja vastus igasugusele kuradi kiusatustele ja lihameelele on see, kui kogudus on täis püha vaimu. Amen.